Tere, olen Martin, õllesommelier, täpsemalt käsitööõllede ekspert ja räägin teile käsitööõllede valdkonnast. Kuidas sa selle valdkonnani jõudsid ja kaua oled selles tegutsenud? Ma alustasin hobipruulijana aastal 2010 ja olen viimased 13 aastat käsitööõllede degusteerimisega tegelenud. Millised on karjäärivõimalused käsitööõllede valdkonnas? Pruulikojas on sul võimalik olla pruulmeister, tootejuht, kvaliteedijuht ja turundusjuht. Ja iseseisvalt on sul võimalik tegutseda sotsiaalmeedias või olla õllegiid. Kus on käsitööõllede valdkonnas võimalik töötada? Umbes 65 pruulikojas, osades tipprestoranides, alkoholi aktsiisilaos, paljudes käsitööõllede baarides ja mõnes turundusettevõttes ja sotsiaalmeedias. Millised on töökohad selles valdkonnas baarides ja restoranides ja mida ma pean selleks õppima? Selleks oleks hea õppida ära klassikalised õllestiilid ja iga õllestiili kohta vähemalt 3 erinevat õlut proovida, et sa oskaksid öelda, millised on selle õlle maitsenüansid. Kuidas ja kus on võimalik õppida õlleeksperdiks? Õlleeksperdiks on võimalik õppida iseseisvalt internetis või raamatutest uurides klassikalisi õllestiile ja degusteerimisi. Ja teiseks on võimalik õppida õlleeksperdiks erinevates akadeemiates. Eestis veinisommelierde koolitusel on väike osa õllede degusteerimisest ja Saksamaal ja Ameerikas on võimalik õppida mitmekuulises programmis konkreetsete õllede stiilide kohta ja saavutada akrediteeritud tase. Kuidas sa sidusid enda jaoks ettevõtluse ja õllede degusteerimise? Ma pidasin kunagi restorani sellel ajal, kui Eestis toimus käsitööõllede revolutsioon ja iga nädalaselt tuli välja uusi käsitööõllesid. Ma tellisin need restorani, sobitasin kokku toiduga ja klientidele see meeldis. Ja siis nad arvasid, et võiks sellise käsitööõllede degusteerimise teha, kus saab uusi õllesid proovida. Milline on õlle degusteerija töö? Ma tutvustan inimestele Eesti käsitööõllesid, avastame koos õllede stiile ja ajalugu, räägime pruulimisest, humalatest, linnastest ja koos avastame neid maitseid ja nüansse, mis on õllest võimalik leida. Anna üks soovitus noorele, kes on käsitööõllede valdkonnast huvitatud. Ole uudishimulik ja õpi asju, mida sa veel ei tea. Ja travel global, drink local.